Tere hommikust! Täna meie jätkame meie kohtumised ja meil on 12 kohtumist teemal 12 tervisesüsteemi, inimeste tervisesüsteemi. Ja täna kui ma valmistasin tänaseks kohtumiseks, ma paar korda mõtlesin ja soodistasin oma märkmik, et see teema on selline nagu piiri peal, kuid ta on väga nagu loomulik, täpselt sama nagu me võime rääkida oma ninast, oma, ma ei tea, alaselja probleemidest, täpselt sama me võime rääkida meie intiimelust, aga millegipärast see on selline nagu väga viisakas, et ei tohi rääkida, vene ajal üldse ei olnud seksi inimestel, et millegipärast nagu sootsium filtreerinud kõik need teemad, mis tohi või ei tohi või lubatud rääkida või kas see teema on üldse olemas inimestel. Ja kui ma valmistasin seda teema, ma avastasin, et mul on sama tunne nagu lapsepõlves oli. Kui ma käisin koolis bioloogia tunnil, meil oli selline raamat ja lehekülg 48 raamatus oli väga põnev meile lastele ja me kogu aeg seda vaatasime ja küsisime õpetaja käest, et mis see tähendab, millest teema on, aga seal oli lihtsalt inimeste anatoomia ja kuna vene ajal see teema ei olnud väga nagu avatud, kodus vanemad ka ei ole rääkinud meiega, mis ja kuidas toimib kehas ja kõik need loomulikud teemad, mida tuleb lastele rääkida ja õpetada, siis oma teadmised me jagasime tunnide vahel, kõik, kes sai, mis ja kuidas sai teada ja millest ja siis jagasime meie info, et olid huvitavad teemad, aga kuidagi nagu õpetaja ei tahtnud meiega rääkida sellel teemal ja kogu aeg nagu läks sellest teemast üle. Ja meie jaoks, laste jaoks see jäi kuidagi nagu et mingi väga piinlik teema, kuid ta on täiesti loomulik, et meie nina hingab, meie kõrvad kuulavad ja täpselt meie reproduktiivsüsteem ka töötab. Ja ma avastasin, et ma hakkan kuidagi nagu teistmoodi valida sõnad, valida, millest ma täna teile räägin. Ja siis ma mõtlesin, et miks see dialoog iseendaga on väga tähtsam kui vastuvõtul psühholoogi juures. Ja hakkasin nagu uurida, et miks see nii ja ma sain aru, et see ei ole nagu lapsepõlvest selline nagu piinlik teema, millest ei tohi rääkida, aga see on see teema, millega ma ei taha kutsuda huvi nendel, kes ei ole minu klient. Et jah, ma aeg-ajalt saan igasuguseid huvitavad päringud direktis ja minu juurde need inimesed ei jõua, kellele ei ole vaja teraapia, aga jah, see juhtub. Ja võib-olla sellepärast ma natukene olin viisakas, kui valisin, millest me räägime ja kuidas ma jagan seda teema. Aga kõik need 12 tervisesüsteemid ma pakendasin presidendi kampaaniaks. Ja miks ma nimetasin nii, et väga lihtne võrrelda, et praegu Eestis on 12 ministeeriumid. Inimeste tervise on ka 12 süsteemid, et neid oma vahel on väga mugav võrrelda ja teha selline nagu paralleeli, sest nagu ministeeriumid teevad oma tööd, täpselt sama meie kehasüsteemid teevad oma tööd. Ja kui sa oled hea juht, siis sa saad edukalt juhtida oma tervise ja sa saad elada hästi. Ja miks ma võtsin, milleks poliitika ja tervis ja kehapraktika, et miks ma võtsin need teemad kokku, sest oma minevikus ma töötasin rohkem kui 10 aastat poliitikas. Peale seda ma töötasin
töötasin rahvusvahelistes korporatsioonides ja teema kehakeel, kehalised praktikad, aromiteraapia, psühholoogia, nad on alati olid huvitavad mulle, ma õppisin enda jaoks ja kogu aeg nagu kogusin see info ja nüüd juba siin Eestis elades ma sain ühe kõrge hariduse veel ja nüüd ma saan, mul on õigus nendel teemadel rääkida ja teha praktika inimestega ehk võtta vastu inimesed ja aidata neile. Sellepärast ma võtsin poliitika, see, mis ma tean ärielust ja poliitikast, kõige parimad või tugevamad küljed sealt ja ühendasin seda kehapraktikaga, et saaks võimalikult teha ärksamaks meie kohtumised kõige lihtsamal viisil neid edastada, et see oleks inimese keeles, mitte kassi keeles see teema. Ja mina ei saa võtta enda peale selline julgus või rumalust ja rääkida seda, mis näen, ja rääkida seda, mis peavad rääkida või teha arstid, eriarstid. Mina saan rääkida ainult oma pilguga kehapraktikast, massaažipraktikast. Ma saan seda rääkida, mis mina näen igapäevaselt kabinetis ja millega me töötame koos klientidega. Ja kui ma ühendasin need kaks teemat, poliitika, äri ja kehapraktikat, siis sellega on väga lihtne, et nagu ministeeriumide vahel on selline ühendus, sest kõik ministeeriumid töötavad riigi nimele ehk inimeste nimele. Täpselt sama kõik süsteemid, mis meie kehas, nad töötavad meie tervise nimele ja meile heaks. See, kuidas töötavad ministeeriumid, kuidas töötab sinu keha, sõltub juba sinust, sest sina saad olla kõige parem president, kõige tugevam president, oma riigi president, oma keha president. Nii nagu iga eduka mehe taga on armastav ja tark naine, sama iga eduka riigi taga on tark president, kellel on oma tiim professionaalidest, kes aitab presidentile viia eesmärkideni riigi ja teha kõik need liigutused selleks, et toetada ja aidata kergemal viisil võtta paremad otsused ja viia oma riigi selleks, et inimesed elaksid hästi ja oleksid rahul oma valikuga. Ja meie tänase kohtumise lõpus ma jagan kõik need teadmised, kuidas lihtsamal viisil saab teha oma tervisele midagi head, nii et see ei võta stressi sinu ajul, et aju hakkab vastu vaielda, ei hakka, sest ei pea alustama midagi 1. jaanuarist või esmaspäevast, see juba saad teha täna ja mulle ei meeldi olla ise infohoolik ja mina ei taha sinust ka teha sellise infohooliku, et tead, kes on infohoolik, see on see, kes kogub, kuulab kogu info, kuulab kõiki, loeb palju, aga ei tee oma eluga mitte midagi, ainult targutab divani peal või lihtsalt nagu võtab seda info, aga ei anna mitte midagi nagu tagasi, mitte oma kehale, mitte oma elule, et sellega ei saa hakkama. Ehk sellised hoolikud mina ei taha arendada ja ma tean, et kui sa oled siin minu lehel ja minu eetris, siis kindlasti sa oled tark, terve ja õnnelik inimene ja kindlasti sinust ei saa selline infohooliku. Ja ma võtsin endale selline nagu missiooni, et näidata või tõestada sulle, et sina saad olla kõige parem president, oma riigi president, oma keha ja oma tervise president, ehk kui sa saad sellega hakkama saada, sest iseendaga on väga
tere, et iseendaga on väga raske hakkama saada, sest harjumused on väga tugevad. Aga kui sa saad iseendaga hakkama saada, siis sa saad kindlasti kõige ülesannetega omas elus hakkama saada, sest sinu kehas on juba selline kogemus, et ma saan hakkama. Mis iganes, mida ma võtan ette, sellega ma saan hakkama. Ja selleks, et mitte väga palju juttu rääkida, et lähme kohe otse inimese reproduktiivsüsteemi juurde ja räägime asjadest ja räägime inimeste keeles. Mis tähendab reproduktiivsest süsteem, ta ise oma nimetusega vastab sellele küsimusele, et ta vastutab selle eest, et meie saame edasi järgmised põlvkonnad üles kasvatada. Aga ei ole ainult see, et meie reproduktiivsüsteem või intiimsüsteem või meie suguelundite tervis mõjutab meie hormonaalsüsteemile, meie enesetujule, meie üldtervisele, siis kui sa tead, et see nii mõjukas ja nii hea, siis sa saad muidugi mõjutada oma reproduktiivsüsteemi peale ja sellega juhtida oma elu ja teha seda elu nauditavamaks ja mõnusamaks ja tervemaks. Kui sünnib laps, tüdruk, siis tal on kohe, kui ta sünnib, tal kohe on olemas 1-2 miljonit seda sõna ma ei vaadanud, jäitsekleetki, munasarjad, munasarjad vist, kust paljunevad lapsed või mis kaudu paljunevad lapsed. Ja kui ta kasvab juba suureks tüdruk, siis tal on neid juba ja kui ta saab nagu ealiseks või mitte ealiseks, aga pubertee kui tuleb, siis juba tal on olemas mitte 1-2 miljonit, vaid 300-400 000 need rakud, mis osalevad paljunemisel. Ja see tähendab, et kui tüdruk sünnib, siis tal on mingi piiratud kogus, mis antakse kaasa sünnitamise ajal. Poistel on vastupidi, et poistel iga 64-74 päeva jooksul 100% vahetatakse sperm ja siis see tähendab, et kuna naised on nagu mingi kogusega on piiratud, siis poistel see on või meestel see on kogu aeg produtseeritakse. Ja kuidas meie reproduktiivsüsteem mõjub või mis on see kehakeel, millega meiega suhtleb meie reproduktiivsüsteem ja millised sõnumid tuleb lugeda nii, et õigel ajal iseendale me saaksime aidata. Kõigepealt see on hormoonide balanss, et kui midagi läheb paigast ära, siis see kohe näha on, kui on ülekaalulised inimesed või kaalulangus tuleb, kui kogu aeg nagu tujuga niimoodi nagu lained, kui on nahk ei ole väga ilus ja kogu aeg mingid nahaga probleemid, see kõik räägib sellest, et midagi on paigast ära ja kõigepealt, mis tuleb nagu vaadata, mis on hormoonidega ja kindlasti pöörduda arsti juurde ja teha uuringud, teha analüüsid, et jälgida, mis tervisega on toimunud. Siis muidugi see kõik nagu reproduktiivsüsteemile mõjub, kui midagi nagu paigast ära, aga see ka tähendab seda, et kui meie hormoonid ei tööta korralikult või meie keha ei saa produtseerida, siis see mõjutab ka kogu meie tervisele, sest kõik 12 süsteemid kehas, nad omavahel seotud ja see tähendab, et kui nad on omavahel seotud, üks läheb paigast ära ja siis teised kohe kukkuvad.
täpselt vaata nagu riigis, kui eelarve on riigile tehtud ja kõik raha jaotatud ministeeriumide vahel, et noh, kes mida on vaja selleks, et jõuda oma eesmärkideni. Ja üks ministeerium kuidagi kaotab seda raha, meie ei räägi detailidest, aga mingil põhjusel ta võtab rohkem raha, kui on vaja või raha on ära kadunud. Ehk riik peab seda auku kohe täita ja see tehakse teiste arvelt. Ehk täpselt sama meie kehasüsteemis, kui midagi läheb valesti või jääb haigeks, mingi keha osa, kogu keha ja kõik need 12 süsteemid sellest kannatavad. Ja mille järgi veel saab vaadata, et meie reproduktiivsüsteemiga on midagi viltu, see on hormoonid, kui nad on paigast ära, siis kui on mingid infektsioonid tulevad, nad võivad ka mõjutada sellele, et reproduktiivsüsteem võib täitsa käest ära minna ja terveks eluks, et seda tuleb väga jälgida oma hügieeni ja oma eluviisi, et olla hea peremees oma kehale. Siis järgmine, mis mõjutab halvasti meie süsteemile, on halb uni või uni, mis ei ole piisav, und, mis ei ole piisav sinule. Stress ja uni, see on need kõige võib-olla tugevamad faktid, mis põhjustavad meie tervise rikkumine, sest kui sul ei ole piisavalt aega magamiseks ja kogu aeg stress, kannatab sellest mitte ainult reproduktiivsüsteem. On arusaadav, et enam ei ole isu, ei ole soovi minna oma kalimaga voodi, aga see ei ole ainult see, et sellest kannatab kõik süsteemid, hormonaalne, närvisüsteem, veresoonte süsteem, et see on kõik nagu omavahel seotud, ehk hea uni peab olema ja selle eest ainult sina saad hoolitseda, mitte keegi teine või mingi spetsialist. Siis on vähe liikumine, et kujuta ette, kuidas jõgi voolab mäest alla. Et see on selline nagu tugev vool, mis ei saa, et mitte midagi ei saa seda takistada või pidurdada. See on meie hea tervis, näeb välja niimoodi. Kui sa mõtled mingi soo peale, kus on kõik seisab ja tulevad lõhnad, haisud või elab oma elu, aga ei ole see, mis saab nimetada on puhas. Täpselt sama toimub meie kehas, et kõik hakkab seisma. Vaata näiteks, kui inimene jääb raske haigusega voodis mitmeks aastaks, siis kõik, mis tuleb kehas, tuleb kopsude põletik ja kõik need asjad, mis nagu aitavad laguneda inimese keha. Ehk see liikumine on väga oluline ja kui sa oled vesinud, mine tee jalutuskäigu, see annab sulle rohkem energia kui divani peal vedelemine. Järgmine on toitumine, mis põhjustab reproduktiivsüsteemi halvemini tööd teha. Et see toitumine ja joomine, et arusaadav, joo piisavalt vett, sellest me kogu aeg räägime, aga see toitumine ka mõjutab reproduktiivsüsteemile ja meie hormoonidele, mis produtseerib reproduktiivsüsteem, aga joogid, alkoholi tarbimine ka mõjutab meie soovide peale, meie isu peale ja muidugi meie tervisele. Oli uuring, kus kontrollitud analüüsidega mehed, kes joovad õlu, joovad palju ja nende sperm oli palju aeglastatud,
ehk nad olid nagu tundus energia ja soovi täis, aga nende sperma kvaliteet oli väga nõrk, et sellised lihtsad uuringud näitavad seda, et seda, mis sa paned suhu, see tuleb välja ja ei ole alati parimal viisil sinu jaoks. Nagu ma lubasin, et ma jagan, kuidas saab toetada oma tervis ja mismoodi saab teha nii, et sinu tervis oleks heas vormis ja sa tunneksid ennast hästi ja eriti kui me räägime reproduktiivsüsteemist, see ei anna ainult meie paljunemine, see annab ka rahutunne, naudingus, kui reproduktiivsüsteem on korras, see annab selline nagu maitset suus, et elu on ikka mõnus ja nauditav ja hea. Ja kuna ma töötan kehapraktikaga tegelen ja intiimpraktikat ma olen ka süvenenud, siis detailsemalt ma räägin inimestega vastuvõtul, kui on selline vajadus, aga kõik need teadmised, mis mul on, nad toetavad seda, et hoolitsedes oma tervises ja oma kvaliteetse intiimelust, sa saad tugevdada mitte ainult tervis, aga teha palju kvaliteetsem oma elu ja oma naudingud omas elus. Ja need lihtsamad asjad, mis saavad nagu toetada sinu enesetuju, sinu hormoonide balanss ja sinu reproduktiivsüsteemi on see toitumine, nagu ma rääkisin, see on piisavalt vee joomine ja alkoholi tarbimine, mis tuleb vähendada. Stressidega oskus toime tulla, sest stress on see, mis nagu paneb meid pingesse seest poolt, meie närvisüsteem, meie lümfi ja veresoonte süsteem, me läheme nagu seest poolt nii pinges, et meie ei saa pärast nagu lõdvestada ja hea seks sellest väga palju aitab sellega hakkama saada, sest kui me laseme vabaks need kõik pinged, mis kehas sees, sellega tulevad teised hormoonid, mis annavad selline õnnetunne, rahutunne ja aitavad meid paremini ennast tunda, ehk sõltuvalt sellest, milline on elus olukord, ma räägin, kui on stress või mingid uued olukorrad, millega sa ei ole veel harjunud, kõik see saab reguleerida oma reaktsioonid, oma käitumised, reguleerida sellega, kuidas sa oskad oma keha juhtida, oskad intiimpraktikat kasutada ja kuidas sa saad juhtida oma elu. Ehk mida ma tahan sellega öelda, et sõltuvalt sellest, mis elus toimub, sellest sõltub sinu tuju, aga seda tuju ja oma magamise tuba aktiivsus sa saad teades või omades need teadmised, sa saad sellega reguleerida. Ehk mida tugevam stress, seda aktiivsem võiks olla tuju voodis ja see annab ka selline lõdvestuse nagu tulemusena. Nii, edasi. Füüsiline aktiivsus, mis toetab reproduktiivsüsteemi. Füüsiline aktiivsus, mis ma pean silmas, et see peab olema mõistlikul tasemel, ehk teha trenni, käia jõusaalis, jooga, pilates, jalutuskäik, et ei ole vahet, mida sa valid. Oluline, et see sulle meeldiks ja sa näeksid sellest, et sellest tuleb kasu sinu tujule ja enesetujule. Ja kui sa tegeled spordiga liiga palju, see ka mõjutab halvasti, et olid uuringud, et see, kui nagu liiga palju füüsilist
pingutust või mitte pingutust, koormust, siis sellest tuleb ka nagu nõrgemaks reproduktiivsüsteem ja üldse enesetunne. Ehk see füüsiline aktiivsus peab olema tasakaalus. Jah, oled mõnusalt vesinud spordist, aga tasakaalus, et ei ole üle pingutatud, sest sellest ei olegi tuju ja isu pärast oma kallimaga minna magamistuppa või sinna, kus sa tahad. Nii, mis veel? Hügieen ja aeg-ajalt kontrollarsti juures, tervisekontrollarsti juures. Jah, elame selles maailmas, kus meditsiin on hästi arenenud ja saab toetada õigel ajal, kui sa pöördud ja kui sa näed, et on mingid mured või probleemid, et parem kohe pöörduda spetsialisti juurde. Need spetsialistid, kes mille eest vastutab, need eriarstid, ma panen selle video all, salvestan sulle, et sa saad pärast vaadata, et mida kiiremini sa saad reageerida, seda rohkem sa saad iseendale aidata, et lihtsam midagi ette võtta, kui pärast kahetseda või aastaid ennast ravida. Ja rääkides reproduktiivsüsteemist ja millised füüsilised ka praktikad või intiimpraktikad võivad aidata, see on ka keegli, vene keeles on упражнение Kegel ja ma arvan, et Kegli harjutus, et sellega sa saad ka mõjutada oma intiimlihastele ja oma hormonaalsüsteemile. Ehk mida rohkem sa töötad oma lihastega, seda rohkem sa annad sinna energia, verelikumine, aga kui see meie vedelikud, sisemised vedelikud, lümf ja veri jooksevad hästi, siis nad nagu loputavad kõik meie organid ja puhastavad neid, et meie organid saavad nagu veelgi paremini oma tööd teha. Et selline Kegli harjutus on väga hea. Ja mõnede klientidega ka, kui me räägime, inimesed tulevad erinevate päringutega või küsimustega, mis neil mure on ja millega nad tahavad tööd teha. Ja mul on hea meel, et nad usaldavad mind ja nad kuulavad ja nad on avatud. Nad on avatud rääkida kõigest, mis nad tunnevad huvi või mured. Ja ma tean, et mõned naised juba hakkasid kasutada nefriidist tehtud munad intiimpraktikade jaoks, et tugevdada oma tervis, oma elukvaliteet, oma partneriga suhete kvaliteet, et nad seda kasutavad, sest tervis tuleb kõigepealt seest poolt, et mida terve meie keha, mida rohkem meie iseennast hoolitseme, seda rohkem me saame omas elus naudida. Ja mis veel ma tahtsin öelda, et 7. veebruaril koos Universaaluniversumiga me teeme selline üritus. See on sõbrapäevaks on mõeldud, aga seal me üritusel teeme koos praktikat, mis puudutab lõhnad, aromid, maitseelamused, puudutamise elamused ja seda me teeme väga väikses sellises nagu intiimses grupis, et mitte intiimses, nagu privaatne, et see grupp ei ole suur. Et kui sa soovid liituda ja haarada kaasa midagi põnevat, mis sa saad enda ellu võtta ja oma voodi tuua, sa saad tulla ja aega endale broneerida, sest inimeste arv on piiratud ja me paneme kohe müügid kinni, kui on see arv juba saanud. Ehk kui sa soovid 7. veebruaril õhtul 7:30 õhtul Vanalinnas me kohtume ja teeme omad uuringud, mida me võtame koju kaasa. Nii, lähme edasi.
kuidas näeb välja või millised kehasõnumid siis, kui meil on midagi nagu paigast ära meie reproduktiivsüsteemiga. Kui naisest räägime, siis see on kõigepealt nagu hormoonide balanss, et seda kohe tunda ja näha, et see tsükkel ei ole väga korrektne või õige, ei ole regulaarne. See on pidevad vaalud alaseljal või kõhuvaalad, alumine osa. Siis on tuju kogu aeg, nagu lained jooksevad ja nahk on kuiv. See ei ole nahk kuiv, sellel on mitu põhjused võivad olla. Jah, ühest küljest, et ei ole piisav vett, aga see ka võib muutuda või mõjutada meie hormoonide pealt, mis on reproduktiivsüsteemis produtseeritakse. Siis on just langus või et juuksed kukuvad välja ja ka nagu kukub meie libido, et ei ole seda soovi, ei ole isu. Mul üks oli selline juhtum, tuli naine minu juurde massaažile. Ja kui hakkasime rääkida, miks ta tuli, et lõdvestada ja naudida, aga kui inimene vahest ise ei tea või ei näe, mis tegelikult või miks ta tegelikult tuli, et me räägime ja täpsustavad küsimused, aitavad meile mõlemale avastada, miks tegelikult sa tulid, et mis on nende nagu ülemiste murede alla maetud ja mis on tegelikult sind muretseb. Ja siis, kui rääkisime selle naisega, et kuhu me jõudsime, et ta vormistas ümber oma soovi või oma päringu, mida ta tahab meie kohtumisest. Ja siis ta ütles, et ta tahab uuesti tahtma oma abikaasad. Et armastus on, neil on hea koos olla, aga ta ütles, et ma näen iseennast seda probleemi nagu ma tahan, aga ei taha. Et selline nagu piiri peal ja ta rääkis, et see teda muretseb, et neil on pere, neil on suhed, et nagu kõik hästi, aga ja selle agaga me hakkasime töötada läbi kehapraktikat, läbi massaaži ja muidugi läbi pea, sest kõik meie murede allikas on kõigepealt meie peast algab ja kõik, mis seal on. Et jah, kui on mingi mure või probleem, et meie tegelikult saame hakkama ise kõigega. Kui füüsiliselt, nii psühholoogiliselt või mentaalselt meie saame hakkama kõigega, aga kui sa pöördud spetsialisti juurde, siis sa lihtsalt saad kiirendada efektiivsemaks ja paremaks, kiirendada seda tervendamise protsessi või saad teha veel kergemini oma tunned, kui sa teed seda koos professionaalidega ja ma ei räägi ainult ennast, et mina ei ole võlur, et ma saan kõigega aidata, aga kui ma suhtlen inimestega, siis nagu oma kogemusest ja oma klientide kogemusest ma saan juba suunata või soovitada, kuhu veel saab pöörduda, et mina saan oma ainult pisikene osa teha, et mina ei saa aidata, et inimene ise endale aitab, aga ta kasutab selleks erinevad ressursid, erinevad spetsialistid, erinevad harjutused ja saab ise endale aidata, aga koos spetsialistidega on palju tõhusam, kiiremini ja efektiivsem ja kvaliteetsem muidugi. Et selle naisega jah, me töötasime, aga siin oli vaja ka tema soov ja tema avastas, et tema päring on tegelikult teistsugune, mis väga aitas meie teraapias ja psühholoog oli ka siin kaasatud, sest mõned mured, mis juba meie keha näitab välja,
kõik need mured, nad olid sündinud kõigepealt meie peas ja kõik see omavahel seotud ja meie psüühika on väga kaval, et see, mis ei ole mugav selleks, et elada, meie psüühika üritab seda kuidagi nagu alla suruda ja peida ja vahest meie isegi ei tea, millest see trauma tuli, aga see trauma meid kuidagi nagu provotseerib ja segab rahulikult elada. Ja millegipärast nagu sa tead, et meid juhib seda, mida meie ei näe, et alateadvuslikult midagi mõjutab meie otsuse peale ja meie tuju peale. Aga kui me hakkame seda uurida, siis seda saab avastada, mis tegelikult meid mõjutab või meid juhib. Ja kui me töötame sellega, siis tulemused on palju mõnusamad, efektiivsemad ja ei ole nii valulised, et kui see kehapraktika või minu seansid, nagu ma räägin klientidele, et vahest isegi ei ole vaja psühholoogi juurde minna või uuesti läbi elada seda traumat, sest trauma on kuskil kinni jäänud kehas. Ja kui sa töötad kehaga, siis sa vaikselt nagu silitad välja seda mure, mis on seal kinni jäänud. Ja aju, kui uuesti sama tuleb mingi sarnane olukord nagu trigger, siis meie aju jookseb jälle sinna, kus oli see kinnitatud see mure ja need mustrid, kuidas me peame reageerida, millised emotsioonid, millised tunned, millised käitumised, millised jaamad pärast tulevad ja kuidas nendega hakkama saada ja need lahendada. Aga kui enam ajul ei ole seda sidet, siis aju hakkab otsida uued võimalused, uued lahendused ja see palju tõhusamad. Sa ei pea uuesti läbi elada oma mured ja sinu aju hakkab sinu heaks tööd teha ja otsida need lahendused. Ja täpselt seda me teeme klientidega seansidel, et töötades kehaga me saame paljud mured lahendada läbi keha. Nii. Ma rääkisin, tulen tagasi, et seda juba kokku panna, kuidas näeb välja, kui reproduktiivsüsteem on paigast ära. Et naistel on see tsükkel ei ole paigas, kaaluga probleemid, tujuga, et tuju kogu aeg on erinev, siis juuksed kukuvad välja, kuiv nahk, valud alaseljal ja kõhus. Siis libido nagu langeb, et ei taha ja ei soovi ja ei ole tuju kallimaga koos aega veeta. Et see kõik näitab seda, et midagi reproduktiivsüsteemiga on paigast ära. Ja kuidas meestel see keha näitab, millised sõnumid keha näitab meestel, et täpselt sama, et nagu langeb soov, langeb tuju, et ei taha, ei viitsi, ei ole aega, telekas on palju huvitavam kui oma naine ja mitte sellepärast, et ei armasta, aga kuidagi nagu tunne on selline, sest hormoonidega on mingi jaama. Siis kui reproduktiivsüsteem on midagi läks viltu, siis sperma kvaliteet on ka muutub, et näiteks kui mees joob palju õlut, siis keha produtseerib spermat, aga see kvaliteet on hoopis teine, et kõik nad sperma, nad nagu läheb laisemaks, aeglasemaks ja see kvaliteet muutub nagu laisemaks. Siis kaaluga meestel ka võivad olla probleemid ja tuleb selline nagu krooniline väsimus ja see ka räägib sellest, et midagi on viltu reproduktiivsüsteemiga ehk ka hormoonidega. Ja kuidas üleüldse see tervisele mõjutab, kui reproduktiivsüsteemis on midagi läks viltu. Enesetuju ei ole hea, siis hormonaalselt mingid probleemid, siis immuunsüsteem kogu aeg nagu väga nõrgemaks läheb.
Teine on depressioonid tulevad, et selline ei ole hea tuju, ei ole hea enesetunne, et see kõik nagu omavahel seotud ja teises küljes, et kui ülikoormatud keha füüsiliste tegevustega ja kaasa arvatud mingite raskemate dieetidega, kus sinu keha on juba stressis sellest, et liiga palju keelatud asjad, siis keha hakkab nagu stressata ja elada selles režiimis, et nagu ellu jääda, mitte selleks, et edasi uus elu anda, nautida tänase hetke, nautida elu, midagi planeerida, aga on hoopis teine režiim ja see režiim on ellu jäämine, ta ei ole väga loominguline režiim ja ta ei anna midagi inspireerivat. Nii, sa teed, et ma olen kehapraktik ja sellest ma saan kaua rääkida ja kui me võtame minu praktika, kui me võtame minu kogemus, minu klientide kogemus ja kehaliste praktika, mida ma saan siin lisada, kui me räägime reproduktiivsüsteemist, et kui on kehas midagi paigast ära, siis seda kõike me saame reguleerida läbi keha, läbi töö oma kehaga. Need on füüsiline aktiivsus ja füüsiline aktiivsus ei ole ainult, ma ei tea, jooksmine, vaid see on ka massaaž, see on jooga, pilates, kiirkõndimine. Ei ole vahet, mida sa valid, aga oleks see sulle mõnus, hea ja sa näed kindlasti tulemused sellest. Ehk selleks, et oma kehale ja oma reproduktiivsüsteemile midagi head teha, et rohkem liikuda. Ja kui massaažidest rääkida, siis ja kuidas ma töötasin klientidega, kellel oli see teema. See on toksenmassaaž, sest toksenmassaaž, see on kõigepealt mõjutab närvisüsteemile peale ja füüsilisel ja vaimsel tasemel. See massaaž toksen, see on kõhumassaaž, see on alaselja massaaž ja kui me võtame meie kehas meridiaanid, et need meridiaanid, mis vastutavad südamesüsteemist ja neerude süsteemist, need mõlemad meridiaanid või mõlemad süsteemid, nad on otseselt seotud reproduktiivsüsteemiga ja libidoga ja intiimtervisega. Ehk kui ma räägin klientidega ja meil tuleb välja mingisugune selline teema, et intiimelu või kuidagi nagu et funktsioonid kuidagi ei ole nii, nagu oleks tahtnud, siis ma kasutan kõik need erinevad tehnikad, erinevad massaažiliigid selleks, et me saaksime leida selline kõige parem viis, kuidas saab kehale aidata mõnusal viisil või heal viisil, et ei tähenda, et on vaja kohe joosta, ma ei tea, teha operatsiooni või teha võtta ravimid, aga saab alustada kehast, sest keha kõik mäletab ja kõigega saab hakkama, et keha on meil väga tark. Millised veel massaažid on aroomimassaaž, sest ma kasutan iga seansil, ma kasutan eterlikud õlid, mis jäävad kehasse mitmeks päevaks, vahest mitmeks nädalaks, sõltub mida oli valitud. Ja tänu sellele eterliku õlidele me saame ka reguleerida oma tuju ja ma õpetan, kuidas saab kasutada neid teadmised ja kuidas endale saab teha rohkem nagu tugi anda oma tervisele. Nii, mis veel tahtsin öelda, et mul on siin uuringud välja kirjutatud, mis veel tahtsin öelda, et füüsiline aktiivsus, kui meestel füüsiline aktiivsus, kui see on nagu tasakaalustatud, et ei ole nii, et pärast ei saa hingata ja ei saa midagi teha, aga nagu piisav koormus, mõnus piisav koormus, ta mõjutab meeste kehale nii, et testosteroonide produtseerimine kasvab 30% suuremaks, ehk see füüsiline aktiivsus annab mitte ainult hea tervis, aga
ka hea elukvaliteet ja intiimelu kvaliteet ka. Millised arstid saavad aidata juhul, kui sa leidsid mingid signaalid, et midagi on kehas, ei ole nii nagu tahaks. Kõik need arstid, ma ei raiska praegu sinu ega minu aega, need arstid ma kirjutan välja selle video all, sa saad neid pärast vaadata. Ja miks ma teen seda, et kui on mingi mure, me võime pika suurema ringiga käia kõik arstid läbi, aga kui sa juba tead, millest või mis mure allikas, et sa saad võimalikult kiiremini jõuda selle eriarsti juurde, kes saab palju kiiremini aidata, et ei pea nagu vaeva näha ja raisata oma aega, oma tervise nii kaua, kui sa leiad seda õiget arstit. Et eriarstid on erinevad, igaüks tegeleb nagu omas nišis, aga sellega sa saad nagu ise orienteeruda, kuhu on vaja pöörduda. Nii, kui me võtame seda kõike kokku, et me räägime reproduktiivsüsteemist, me räägime tervisest, me räägime kuidas saab ise endale aidata, nagu ma lubasin, ma rääkisin, mismoodi saab oma tervisele aidata, see on füüsiline aktiivsus, see on toitumine ja joomine, piisavalt vett ja vähem alkoholi tarbimine. See on hügieen, see on arsti juures käimine, et kontrollida oma tervise ja jälle panna linnukene, et ma olen terve, mul on kõik hästi. Siis on ka intiimpraktikad, millest ma rääkisin, et see on keegelharjutused ja need on nefriitist muunad, mis naised kasutavad. See on selleks, et treenida oma intiimlihased, aga see mõjutab mitte ainult intiimelu kvaliteedile, aga tervisele ka väga tõhus mõju. Ma rääkisin sellest kõigest, mis sa saad teha, füüsiline aktiivsus, massaažid ja kui sa räägid spetsialistiga oled avatud ja enda jaoks leiad, miks sa tuled spetsialisti juurde, siis see spetsialist saab palju kiiremini ja paremini sind aidata või suunata, kuidas saab oma elu veelgi kvaliteetsemaks teha. Nii, sellest ma lubasin ja rääkisin ja järgmine kohtumine meil tuleb neljapäeval 9:30 hommikul ja järgmine teema on meie kondid, et meie vaatame, kuidas me saame tugevdada oma luud ja kuidas saame endale toetus organiseerida ja teha. Ja nagu sa tead, et ma töötan tarkadega, õnnelikudega ja tervedega inimestega ja kui sa oled siin täna eetris või sa vaatad salvestust, siis sa tead, et ma olen siin sinu jaoks ja kui sa vaatad mind, siis sina oledki selline inimene, tark, õnnelik ja terve ja ma ootan sind juba neljapäeval, varsti näeme.